Tere päevast, head tõrvakad ja tõrvasõbrad. Tere päevast, head inimesed, kes te olete tulnud täna siia. Neid inimesi ei ole küll nii palju, kui tõenäoliselt oleks neid tavaolukorras, kui meil ei oleks Eestis kehtivat eriolukorda. Aga ega sellepärast, et on eriolukord, ei saa jääda tööd tegemata. Oleme tulnud siis täna siia sellisele, ma julgeks öelda, et väga tähtsale ja märkimisväärsele sündmusele, alguse panekule, kopa maasse löömisele. Tõrva kui suvituslinna traditsiooni tegevused ulatuvad tegelikult juba esimese vabariigi aegadesse, kui 30. aastatel oli Tõrva üks sisemaa päris tuntud ja julgeks öelda isegi, et äkki populaarsemaid suvituskohtasid. See päädis aastal 1937 Vabariigi valitsuse otsusega, kui anti Tõrvale ametlikult suvituslinna tiitel. Toona küll oli siis üks populaarsemaid ujumiskohtasid siinsamas meie praeguse asukoha all looklev Õhnejõgi, aga lisaks ka loomulikult siis meie armsad järved, et on ju Tõrva tegelikult tuntud päris paljuski oma järvede, loomulikult kõrge vettehüppetorni poolest ja nii mõnedki välismaalased kui paljud eestlased tegelikult on siis sellest tornist ka meil alla hüpanud. Ja see järv, Vanamõisjärv on meil siis tegelikult siit samast selja taga. Kõrgeim Baltimaade välihüppetorn ehitati aastal 1957 ja juba järgmisel aastal siis hakati pidama seal meil rahvusvahelisi võistlusi. Ja see kõik on tegelikult olnud üks selline osakene Tõrva kui ajaloolise suvituslinna kuvandis tegevustest. Ja ma arvan, see, miks me täna oleme siin panemas siis koppa maasse Tõrva ujula ehitamisele, on ka üks selline huvitav lugu, et ega see tegelikult ei ole Tõrva vallaaladel esimene kord, kui kopp maasse lüüakse ujulal. Et teatavasti 80-ndatel oli siis selline isegi võistlus Tõrva vallas, kus siis oli Valga Kekk ja EPT. Mõlemad alustasid siis niisugust nagu eestlaslikult ikka vägikaika vedamist, et kumb asutus siis saab ennem ja kumb asutus teeb ägedama ujula. Ja peaaegu oleks saanudki. Et head tõrvakad kindlasti teavad, et minnes siis linnakülla Ritsu, seal on tänagi püsti siis EPT poolt ehitatud ujula siis katusmaja. Tegelikult jõuti päris kaugele, et kraan oleks peaaegu lahti tulnud ja oleks seal vesi sees olnud basseinis ja oleks inimesed saanud ujuda. Keki ujulaehitus jõudis natukene tempost, ei olnud nii tempokas, kui oli EPT oma, aga jõudis ka juba seinad püsti, et see on siis Riiskärve vastas. Aga vahetuskord jäid need mõlemad asjad lõpuni ehitamata. Ja ma julgeks öelda, et tegelikult oli see üks hea, et nad jäid lõpetamata, sellepärast, et ma arvan, see, kui nad oleksid saanud valmis, siis tänases vaates need hooned, mis oleks ehitatud, oleks olnud kindlasti energiaraiskajad, oleksid olnud mitte väga ratsionaalsed. Ja ega see ju mõte kuhugi ära kadunud ei olnud, et seda ujulat tegelikult inimestele vaja oleks. Inimesed on ju tegelikult järjest rohkem ja rohkem siis oma vaba aega tervislikumalt ja meeldivamalt tahtmas sisustada, siis tegelikult nüüd jõudsime järgmisse etappi ja aasta oli siis 2009, kui oli detsembrikuu ja siinsamas kohas umbes olime me koos, kui meil oli siis esimene plaan, et Tõrva ja Tõrva piirkond vajaks oma ujulat. Meie oma lapsed, kes on siis Tõrva gümnaasiumis, me oleme praegu tegelikult ju Tõrva gümnaasiumi kõrval, et kaamera ei ole vahepeal sinna veel näidanud, siis meie lapsed tegelikult käivad täna ujumas Karksi nuiaujulasse, mis on 30 kilomeetrit, Valka, mis on siis ka 30 kilomeetrit ja see bussiga minek, see riietumine ja siis need vähesed ajad, mis meil tegelikult lastel on, seda on ikkagi liiga vähe.
ja loomulikult siis jällegi tulles tagasi see suvituslinna tegevuste ja kuvandi juurde, kus suvel on ju kõik mõnus. Päike paistab, inimesed saavad järvedes ujuda, aga kui tuleb peale siis sombune sügisilm või siis ka mitte nii ilus kevad, no veel hullem talv, siis ega väga palju neid suviseid tegevusi teha ei saa. Ja nii me siis alustasime sellise plaanimisega, et 2009, see on juba siis varsti saab 11 aastat tagasi, kui minu hea kolleeg tollel ajal Siim Ausmees, tervitused Siimule, kui sa peaksid meid vaatama, võttis ühendust SEB pangaga ja kuidagi sellisel kombel see juhtus, et SEB pank ütles, et okei, me oleme nõus teile eraldama omapoolse abikäe, et te saaksite teha ära esimese eskiisi ja tasuvusanalüüsi, et siis saab edasi vaata. Nende huvi oli see, et kui kunagi see asi peaks minema käiku, siis äkki me vajame rahaabi ja siis nad on meile appi tulemas. Mõeldud tehtud, 2009 hakkasime siis tegema esimest tasuvusanalüüsi ja ka eskiisi. 2010 käis väga tugev võrgatamine, tehti jooniseid, tehti arvutusi ja valmis ta saigi. Kõik oli ilus, seesama asukoht täpselt, tasuvusanalüüs näitas ka häid numbreid, aga ainuke, mis oli puudu, oli olemas, meil oli olemas tahe, meil oli olemas koht, meil oli olemas ilge vajadus, aga meil polnud raha. Ja niimoodi siis see asi natukene jäi sellesse faasi, et okei, et meil on nüüd täpselt lahendus olemas, mis me teha tahaksime, et jääme siis vaatama, et kas on võimalik kuskilt saada abirahasid või on siis võimalik seda teha tulevikus oma rahadega. Ja siis ta oli sellises jõudeolekus, vahepeal ikkagi vaatasime peale, mõtlesime, vaatasime, kas on mõnda toetuse võimalus saada, ei olnud. Ja sükse uue, ütleme siis nagu paugu sai või jõu sai asi sisse aastal tegelikult 2015, mis kulmineerus aastal 2016, kui siis Tõrva piirkonna omavalitsused hakkasid pidama ühinemisläbirääkimisi. Ehk siis senisest 4 omavalitsusest pidi saama ja saigi ühine üks Tõrva vald. Ja teatavasti oli siis ühinemise käigus ka selline valitsuse poolt kaasapanus ühinevatele omavalitsustele ühinemistoetuse näol ja siis nagu alati ka raha jagamine on üks päris keeruline tegevus. Ja hakati otsima sellist nagu ühtset objekti, mida siis nagu, millega oleks kõik omavalitsused nõus. Ja nii see kuidagi lõpuks siis protsessis välja kerkis, et selline ühine objekt, mis kokku lepiti, mis siis ära plaanitakse teha, on seesama ujula. No vot, ja 2017, kui omavalitsused ühinesid, läks siis ettevalmistus jällegi hooga lahti. Hakkasime hooga edasi projekteerima, tegime projekteerimise hankeid, vaatasime, et kuidas on siis võimalik, mis mahus on seda võimalik teha. Ja nüüd oleme jõudnud siis tänasesse päeva. Mis on huvitav, ma just täna hommikul mõtlesin seda vahet, mis oli siis aastal 2010 ja mis on täna, et kui meil aastal 2010 oli indikatiivne kalkulatsioon sellele kompleksile 14 miljonit krooni, siis täna hinnaga 2,85 miljonit eurot me jõuame siis valmis teha selle kompleksi välisosa täielikult, ujula ja ütleme siis selle puhkeosa täielikult, teise korruse kõiki ruume me kahjuks selle raha eest veel välja ehitada ei saa, need jäävad ootama paremat aegasid, aga see, mis puudutab sellist meie tublisid koolilapsi, kes siis tahavad kasutada ujulat, seda, mis puudutab meie oma valla inimesi, kes tahavad lõõgastuda, kes tahavad sportlikult ujuma tulla või siis ka meie külalisi, kes tahavad avastada Tõrvat, siis nende jaoks täisfunktsionaalsuses see kompleks avatud saab. Ja millal ta saab? No täna, kui sealt natuke juba hakkame otsapidi pihta, pärast loomulikult läheb see töö usinamalt lahti, siis on suur lootus, et järgneval aastal 2021 märtsi lõpuks see kompleks siis avatud saab.
ja vot sellised nagu pikad lood, mis siis selle ujula poole pealt on eelnenud. Hulk inimesi on teinud selle nimel tööd. Aitüma kõikidele, kes on panustanud sellesse protsessi. Aitüma loomulikult Tõrva vallavolikogu, kes alles äsja ka veel täiendava kinnituse andis sellele, et meil on ka rahaline garantii olemas, et me saame siis nendele tublidele ehitajatele, kes järgmine 11 kuud siin platsi peal siis oma igapäevast tööd teevad, et saaksime neile ka maksta. Aga enne kui me vist hakkame päris kopa maasse lööma, et ma olen juba päris pikalt rääkinud, ma annaksin hea meelega sõna meie Tõrva gümnaasiumi direktorile Ivar Hanverele. Ole hea, Ivar, äkki sa räägid kooli vaatenurgast, et mida see ujula õpilaskodu kompleks siis kooli vaates tähendada võiks? Tere kõikidele osalejatele. No vallavanem päris suure osa sellest jutust, mille ma kavatsesin rääkida, on juba ära rääkinud. Aga öeldakse ju niimoodi, et haridus saab anda ja on ka antud rehetares, aga tänapäeval on üha tähtsam see koolikeskkond, kus haridust antakse. Ja see koolikeskkond puudutab lapsi, aga teine sama tähtis asi on elukeskkond, mis siin vallas on, sest kus need lapsed muidu ikka tulevad kui koos peredega ja kõik see elukeskkond, kõik see koolikeskkond tõstab ju kooli konkurentsivõimet. Ja tõesti see meie kõrval olev kooliosa valmis 15 aastat tagasi ja ta lõi meile suurepärased sisesportimise tingimused, väga kaasaegsed õppeklassid ja mul on väga hea meel, et ka see ujula nüüd tuleb siia selle kooli juurde. Nagu vallavanem siin ennist rääkis, et väga hea, halb on öelda, et väga hea, et need 2 eelmist vanni valmis ei saanud. Kooli seisukohalt tegelikult on see tõesti nii, et need 2 vanni omal ajal valmis ei saanud, sest olen lähedalt näinud ka seda saagat, mis puudutas selle võimla saamist siia kooli juurde. Nagu te teate, siin praeguses Tõrva vallas on nii Ritsus kui ka Vanas Keki juures on spordisaal ja kooli juurde tollel ajal ei tahetud teda ehitada. Aga õnneks sai see võimla siia, nüüd siis ka ujula ja vallavanem seda ju rääkis, et hetkel me teostame seda kohustuslikku ujumise algõpetust Nuia ujulas. Laias laastus riik maksab selle kõik kinni, kuid transpordirahadest tuleb meil ikkagi puudu, sest need summad, või need korrad, mida üks laps võiks seal käia, need on meeletud, aga raha transpordiks paraku nii palju ei ole, et seal kõik käis käia. Nüüd saavad need lapsed siis ujulasse tulla sellest sammusest avatud uksest, sest see ujula saab ju ühendatud selle galerii kaudu ka koolimajaga. Ja praegu ju tegelikult, kui me käime ujumas, siis Nuias imestatakse, et Tõrva lapsed oskavad päris hästi ujuda. Loomulikult, meil on ju suurepärased suvised tingimused. Meil on 2 järve, kus on suurepärased võimalused ujuda. Aga ikkagi, ütleme, loomulikku teed pidi peaks ikkagi ujuma õppimine käima basseinis, kus on ikkagi ohutustehniliselt on palju paremad tingimused. Ja esialgu küll ei valmi õpilaskodu osa, aga loodame, et ka see ei võta väga kaua aega. Aga mis puudutab seda ujula kohta, siis
Maido rääkis siin 2009. aastast, 2005, kui valmis see juurdeehitus, siis sellest ajast peale olen mina kogu aeg näidanud koolikülalistele seda kohta kui ujula asukohta, et vot kõik, kes kiidavad meie kompleksi ja meie kooli ümbrust, et vot siia tuleb selle kooli pärl, siia tuleb ujula ja väga tore, et see saab teoks ja mul on veel teistkordselt hea selle üle, et tundub, et hakkab liikuma ka Tõrva gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise küsimus, nii et kui siia lisada veel see kunstlume tootmise süsteemid, siis me tegelikult siia kooli ümbrusse saame ikkagi väga võimsa Lõuna-Eesti kontekstis, väga võimsa kompleksi. Mitte Otepää, aga kõik ei peagi olema Otepää. Me saame suurepärase kompleksi siia Tõrva valda. Nii et omalt poolt jõudu ehitajatele ja hea, kui see nii kiiresti see ehitus käib, sest mul on praegu kogemus koolimajas lifti ehitusega, mis on käinud 6 kuud ja ei ole veel hetkel lõppenud, nii et loodame, et ajalugu ei kordu ja nii mõnedki Tõrva inimesed on minu poole pöördunud ja tänagi üks härrasmees soovis juba, et kus saaks osta eluaegset piletit ujulasse, et mis me seda raha nuia ja apja ikka viime, sest tegelikult on see Tõrva ju siin oaas, ümberringi kõikidel valdadel on ju ujulad olemas ja Mulgi vallal isegi 2 tükki ja kõik saavad nende ülalpidamistega hakkama, nii et mina olen optimistlik. Aitäh! Aitäh, Ivar Randpere, Tõrva gümnaasiumi direktor. Aga loomulikult me oleme palju juttu rääkinud, aga nüüd on nüüd see aeg ka, kus äkki anname korraks sõna nendele, kes tegelikult peavad sellega siis selle 11 kuu jooksul valmis ehitama. Ole hea, Alar Jõgi, Aktsias Ehitustrust juhatuse liige, et milline väljakutse on siis teile sellise kompleksi ehitamine ja eelkõige seda ka veel, et kui kuuldes seda sellist ootust, mis inimestel on, ole hea, mõned sõnad. Kõigile ka Ehitustrusti kollektiivi poolt, et on hea meel olla siin Tõrvas jälle tagasi. 2 aastat tagasi me siin ühe objekti lõpetasime, et nii pikka juttu me ei suuda ajada nagu siin eelkõnelejad, et 11 kuud on meile antud, ma saan aru, et eeltöö oli 11 aastat umbes, et ütleme, et kõik eeldus on meil selleks olemas, kuna meil projektijuht on, see on tal 4. veekeskus teha, et ei ole päris esimene, mida proovima hakkame. Loodame, et saame hakkama. Kopp on ka sama, mis oli 2 aastat tagasi siit ära läks. Loodame, et saab hakkama, eelmkord sai. Et püüame teha hästi konstruktiivset koostööd tellijaga, ega see ongi see edu võti ja ega muud ei oskagi, et omalt poolt saame lubada, et märtsi lõpus peab saama see hoone kasutusloa ehk siis veidike sisustust ja kevade lõpus peaks saama ju veemõnusid nautida kõike. Et soovin kõigile meeldivat sellist koostööd ja eks see ole selline, mida kõige rohkem tahakski soovida, et koostöö oleks hea. Aitäh! Aitüma, Alar Jõgi. Soovime kõikidele tublidele ehitajatele, kes siin on, soovime jõudu. Omalt poolt siis ka kaasajat nii palju saame. Aga täna kahjuks ei saanud meile siia oma muljeid sellest 11-aastasest protsessist edastama tulla projekteerija esindajad. Küll aga tegid nad väikese videoklipi. Arhitekt Jürgen Lepper saatis siis oma muljetava videoklipi, mida te kohe ka näete siis oma mugavast diivanist. Kohvikus ja tema seletas oma ideed. Kui me Maidoga istusime kohvikus ja... Nii, ei ole veel. Kahjuks me ise ei saanud kohale tulla, kuid samas siiski ütleks, et kõik head soovid ja oameeskonna poolt. Ma peaksin nagu natukene vist
jutustama, kuidas see asi algas üldse, sest see on üks kõige pikemaid objekte, mida me oleme oma tööalases teemas nagu üldse teinud. Asi sai alguse 2009 aastal või 2010 alguses, kui me Maidoga istusime kohvikus ja tema seletas oma ideed ja siis mina püüdsin kaasa mõelda ja ütleme nii, et see on kõige pikem objekt, kõige pikem nii-öelda nullist lõpuni minek, mis on meil olnud 11 aastat. Ent kaua tehtud kroonikene ja loodame, et tigus oleme tuleval kevadel. Ja see maja on natukene küll muutunud, eelkõige oma sisemise poole pealt, veidike ka välimuselt, mis ta algselt oli, aga pigem nagu mitte. Ütleme nii, et kontseptsioon või selline idee oli see, et kuna olemasolev koolihoone oli nii-öelda selline üsna kandiline ja lihtne maht, siis lootsime luua midagi, mis oleks seotud pigem loodusega, justkui nagu mingisugune putukas oleks vaikselt metsa alt välja tulnud seoses külje all asuva männimetsaga ja nii edasi. Ja jõe ja luhal ja kõike sellist. Ja see viimane keskus, mis ta antud hetke nimi on, ma usun, et too valmis saab, kui ta saab valmis sellisena, nagu ta on plaanitud ja midagi valesti ei lähe väga uuesti. Siis on see kohe kindlasti üks objekt, mis minu silmis on minu ja meie kogu meeskonna nii-öelda üks top 3 kindlasti. Ja selles suhtes ma usun, et see on ka valla jaoks üks objekt, mis loob mingi teatud identiteedi, mingi teatud põhjuse, miks inimesed sinna tulevad. Ja loodetavasti see situatsioon, mis ühiskonnas antud hetkel on, annab ka peale selle laabumist, toob sinna väga palju inimesi ja loob nii koolilastele kui kohalikele lõõgastumisvõimalusi. Põhjust, miks üldse kodust välja minna. Ühesõnaga, ega ma ei oskagi nii väga ilusti seda sõnastada, sest see on nagu väga pikk mõte olnud, mis on kestnud nagu aastakümneid juba üle 10 aastat. Kuid ma usun, et kui see objekt saab valmis, siis ta kindlasti annab võimaluse nii kohalikel kui ka lähikaudsetel ja võib-olla ka veel kaugemad inimestel põhjuse tulla sinna linna. Ja see on see, mille nimel meil oleme tööd teinud ja niimoodi on. Ega ma ei oska nagu pikalt jutustada sellest või kui ma peaksin mingi teksti tegema, siis võib-olla saaks selgemid sõnastusid ja niimoodi koha peal istudes on see siiski üks vahvamaid töid, mis me oleme teinud. Ja ma väga loodan, et sellest tuleb ka selline asi, mis võtab kokku mulgi identiteedi ja annab edasi mingisugust nii-öelda vaimsust, et ka nii-öelda kaugematel aladel võtavad inimesed asja tõsiselt ja püüavad luua oma identiteeti. Ja selle eest ma tänan loomulikult kõiki kaasosalisi, Maidot oma väsimatuse tõttu või puhul või mis iganes pidi öelda.
loomulikult oma meeskonda, kõiki kaasosalisi ja alltöövõtjaid ja potentsiaalselt tänan ehitajaid, et nad selle ette võtsid ja ma loodan, et nad teevad oma tööd tõsiselt. Aga muus osas või lõppkokkuvõttes ma pean selle lause muidugi lõpetama ka ja selle kõne. Siis ma ütleks seda, et see on üks paarnema äge maja. Ma ei ole kõige lihtsam sõnased või kõige osavam sõnased. Aga kuna ma olen selle asjaga tegelenud ligi 11 aastat, siis aitäh kõigile. Lööge minu eest kalavides maasse. Kalavides on üks vahva. Aitäh! Nüüd on juttu meil küll aetud muljeid muljetatud, ajalugu meenutatud, kõvasti heietatud. On vist aeg siis lüüa kopp maasse ja hakata selle protsessiga pihta, et ega see 11 kuud kaob kindlasti kätte vahel tegelikult niimoodi, et olles ise olnud võidusõitja ja teinud mõningaid asju veel, siis teades, et alati tuleb üks päev puudu. Nii et hakkame rutem pihta, saab rutem valmis, jah? Saab rutem valmis ja meil on teada ka, kui meil on vaja kopamehele asendust, kust me selle saame. Okei, proovime, et mul on suur au ja rõõm siis panna kindlad kätte ja minna selle üüratu ekskavaatori sisse ja tõmmata siis see kopa täis silikaati sealt maha, nii et vaatame, kas saan hakkama ja kas õnnestub äkki ikkagi niimoodi, et suvel äkki mingi töö otsa peale. No nii, daamid ja härrad, selline on siis selline suur ekskavaator, paneme natuke gaasi. Nii, hakkame proovima. Viimati sai vist tõsiselt seda kaevet tehtud siis, kui oli au lüüa kopp maasse keskväljaku ehitusel, nii et proovime, kas on läinud käsi roosti vahepeal või ei ole. Aga siin kopp on löödud, anname kohe üle tööjärje professionaalidele. Päris pole käsi roosta läinud. No, sai see kopp maasse löödud ära. Aga ei ole esimest korda seal koppa teist, aga ja võib-olla natuke veel, aga aitüma kõikidele vaatajatele, soovime ehitajatele jaksu, anname üle kindlad, et tehku tööd ikkagi need, kes on selleks siia kutsutud ja need, kes seda tegelikult oskavad. Ja kohtume siis kõik head inimesed, kes te olete täna siin, kõik, kes te olite meie otseülekandes siis ka ekraanide ees juba 11 kuu pärast
ja juba siis loodame, et avamispeol saame teha juba liblikhüppeid ja kruvihüppeid vette suure kaarega, jah. Ilmselt nurgakivid ja sarikapeod on ka veel vahepeal. Nurgakivid ja sarikapeod ja siis veel igasugused peod. Nii et kõike head inimesed, aitüma, et te vaatasite, pöidad pihku, et kõik kujuneks ehitusel nii, nagu me lootsime. Ja nii, nagu me oleme oodanud ja nagu me oleme planeerinud. Ilusat päeva ja jälle nägemiseni.